endale pinge peast ja nii ammu. Ma tean, ma pean nagu preformima, kui pole ikka 8 kuud polnud videot. Nüüd ma valmis. Hei vlog, it's Diana Banana. Hei vlog, it's Hein Sugusta. Ja täna tuleb lõpuks meie mõlema poolt video. Jah, 2 ludri lasknud siin päris pikalt. Mis ütlesid 8 kuud mõlemal või? Ei, sul on 8, mul on juba 13 kuud. No näete, ma olen see tublim natukene. No on küll tublim. Ja sellest hoolimata, siin tootavad täna kingitused. Meil on siis aasta parim video, mida ma ei saa kunagi üle lasta, milleks on siis kingivahetuse video. Nagu igal aastal, siis ka sellel aastal oli meil 3 kategooriat. Esimene kategooria esmakordselt oli taaskasutus. Jop. Päris põnev. Teine kategooria oli DIY. Hevi. Selle ma võtsin eelmisest aastast, see oli eelmise aasta kõige raskem kategooria. Ja viimane kategooria, mida ma ei ole kordagi muutnud, on siis ilu. Täpselt. Hein su lemmik. Kuidas sul üldiselt läks? Seda saab, ma arvan, video lõpus öelda, sest mul oli väga fun seda teha, aga ma ei tea, kas sulle meeldivad need asjad. Ma loodan. Aga ma ütlen ära, sa võid mulle kas või männikäbi kinkida ja ma olen väga rõõmus. Pahen selle enda laua peale ja mõtlen selle inimese peale, kes selle kinkis. Ma olen alati kingituste üle väga rõõmus. Võib-olla männikäbi oleks parem, kui see tiia. Siin ei saa väga võssa panna, et noh. Mul läks kõige kiiremini, ma arvan, eelnevatest aastatest. Ma lähen iga aastaga kiiremaks ja ma olen selline, et mõtlen hästi kähku käigu pealt ja ma olen nagu loominguline. Selles mõttes on mul nagu hästi, aga see teostus ma ei tea. Mul võib olla hea idee, aga teine asi on see, et mis meil on Eestis poodides saadaval. Tartus ka. Jah, Tartu erinev. Tartu erinev, täpselt. Ja muidugi meil nagu igal aastal on eelarve igale kingitusele. Me tegime siis kokku 60 €, noh, üleüldiselt umbes 20-20-20 on ju. Mõtlesime, et siin väike inflatsioon on olnud, et tõstaks natukene võib-olla hinda, natukene põnevam ka. Alustame siis esimese kategooriaga, milleks oli taaskasutus. Kus sa käisid? Sest taaskasutuse all ma mõtlesin seda mitu moodi. Ja Hein Sulgus küsis, et ma kingin sulle mõne enda asja või? No võib ka nii, aga mõtlesin rohkem nagu mingi kirbukat või mis iganes, on mingi poodi, vaata. Samas, nad reklaamides on ka, et need asjad, mis võib-olla sa ise ei kasuta või mida on topelt saadud. Täna tuli see reklaam mulle kuskil. See läheb ka selle mõiste alla. Ma mõtlesin, jumala hoia, kui ma peaks riideid sulle ostma meil Tartu kirbukasse ja... Ma olen minemas oma esimesse sihtkohta, milleks on Sarapuu kirbukas, sellepärast, et see pannakse kell 6 õhtul kinni ja kell on hetkel 17:16. Upsi. See on ühtesi ka minu jaoks kõige raskem kategooria, sest seda ei saa väga ette planeerida. Seal on, mis seal on, you know? Ma niikuinii peaks lõpuks enda boksi seal ära tühjendama. Ma arvan, mu kõige parem strateegia on lihtsalt minna otse müüja juurde ja öeldagi, et kuule, ma filmin sellist videot. Kas sul on mulle midagi? Äkki ta oskab midagi soovitada? Sellepärast, et kirbukates ei pruugi olla ainult riideid. No muidugi ma käin katsukates sõpradega või mis iganes, aga ma ei käi Tartus. Tartus on need hinnad tihtipeale kallimad ja siin meestele minu arust väga ei ole asju. Naiste kohta ma ei tea, aga ma tean, et hinnad on kallimad ja mina oskan navigeerida ainult Humana Vintage'is Tallinnas. Ehk ma ei hakka Dianale taaskasutuskeskusest midagi ostma. Ehk ma mõtlesin nagu taaskasutus kinkida asju võib-olla, mida sa ise nii väga enam ei kasuta või mis on seisma jäänud või noh, mis on ikkagi nagu tähendusega. No mis iganes, mul on tuba nagu laoruum. It's a mess, you know. Ma rääkisin müüjaga ja ma nägin seda lavalampi. Samas ma ei tea, kas see nagu jääks talle prügiks, kui huvitav päriselt kasutaks, aga lavalamp tundub mulle päris hea valik. Ja siis ta ütles mulle, boks 91 on full meestekas, lähme vaatame, mis seal on. Mulle jäi praegu kätte 2 valikut. Üks on selline triibuline pusa. See tundub mulle natuke väike, siis teine asi on selline T-särk. See on S-suurus, 14 €, aga ta on oversized. Ehk tegelikult see S ei ole nagu päris S. Ma näitan siin enda peal. See on suurem kui mu jope. Kirjuta alla kommentaaridesse. Kumma särgi ma peaks sinu meelest võtma ja kas ma peaks ka lavalambi ostma? Mul on päris mõned asjad siin, mis on nagu ma olen saanud kas topelt sünnipäevaks, mõneks muuks ürituseks või on ostetud või mis iganes, et mul on nagu mõndasid asju topelt. Ma mõtlesin, ma panen mingi komplekti kokku ja ma loodan, et talle meeldib. Jah. Mingi alukaid ei pane. Ma ei tea, kas sa saad seda et mida ei kasuta. Okei, igatahes vaatame, mis saab. Kui ma hensust vanem ei oleks, siis ma võib-olla valiks selle, aga noh, jokes on me. Ma arvan, et kõige hullem selle puhul on see pakend. Ma tahtsin seda nimelt niimoodi pakkida, et ma ei pane seda kinkekotti sisse, vaid ma pakin selle niimoodi, et sa ei saaks aru, mis see on. Okei. Ja
üks asi, mis ma ostsin, see on nagu äge asi ka võib-olla äkki, aga nagu pool põhjusest, miks ma selle ostsin, oligi see, et mõtlesin, milline see pakendis välja näeb. Väga halb. Issa, ma olen nii närvis. Kes see alustab? Teeme Suujepa. Okei. Suujepa. 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 Ja pane siin väki. Okei. Ma panin reaalselt asjad teki alla, et ta ei näeks just selle ühe paki pärast. Midagi roppu näeb välja või? Ma kasutasin siis ebaprofessionaalset pakjat. Pakkimisteenust. Kas see on see vetsupump? Aga... See on minu vana vetsu. Või see on see üks asi või? Aga ta liigub. Halvasti paki. Pakkimisteenus oli küllalt ebaprofessionaalne. Mitte mina. Aga kas ma võin lahti teha või? Jaa. Ma ei arva seda ära, mis see olla võiks. Ma mõtlesin enda peas korra laavalamp, aga ma arvan, et Eestis see võimalik. What? Kusjuures mul oli täpselt samasugune väiksem. See maksis 3 €. Just saying. Päriselt ka? Jaa. Kuule, see on mega lahe. Kas sul on olemas? Ei, mul mingi vanaemal kunagi mingi nõukaaegne oli, aga ma ei ole iial, ma ei ole Eestit päris eluski näinud. Ainult sarjadest. Wow, Ameerika kogemus. Ameerika. Mida pekkimiskingid? Seal all on veel üks asi. Ja mis see meil on? See on S-suurus. Aga ta on nii oversized. Ma olin nagu mingi uppumas selle sisse, kui ma nagu proovisin talvejope peale. Mega suur ju. See on Hilfiger ju. Jaa! What? Norm või? Või nagu, Jaa. kui see on sinu suurus üldse, ma ei tea. Hallimal juhul mitte tagasi müüki. Igatahes aitäh sellele väikemehele, kelle asjad need on. Shocking. Väga lahe. Kuule, see on 10/10 noh. Läheb ju. Slay. Mida pekki? See on Hilfiger. Enne kui saavad. Jah. Aga pluss ära seda väga keeruta. Siin teeb ainult nii, räägi. Et on tagurpidi käes. Aga tegelikult ei, midagi ei juhtu. Ma loodan. Ma mõtlesin jah taaskasutuse all, et... See on mingi PR-pakk siis, jah? Ta on PR-pakkis. Ma olin väga öko nende kingitustega kuidagi. Aga ma olin seda meelt, et mida rohkem, seda uhkem. Ma juba näen, mis toota. No rebi, katki. Siin peab tegema korraliku unboxingu. See on megakink, vau. Kas sulle saadeti girl boss maag? Mul on nimelt 2 tükki sellist. Minu sünnipäev sõbrad kinkisid mulle. Nii et üks girl boss sai mina ja teine nüüd sina. Love it, that's cute. Nii, mis meil siin on? Joogimäng paaridele. Seksikas vallatu flirtiv. Jah. Mina olen nimelt vallaline, seda üksinda oleks imelik mängida. Mis on olnud sinu kõige suurem ebakindlus kohtingul käies? Käisin viimati kohtingul nagu võõra inimesega 11 aastat tagasi. Päriselt või? Ma olen nii kaua suhtes olnud, et... mul oli break-ätti võib-olla. Covidi ajal viimati vist oli. Ei sai lihtsalt arvule, aga kõik oli mega lahe. Nüüd sulle on break-ätteid, jah? Õnneks mitte. See on huvitav asi. Ma ei tea, kui family friendly channel. Ma ei tea, ma pole neid postita, ma arvan, et on aasta vanemaks saanud kõik. Vanad vist viina sisse, lased tal olla. Gin lõpuks peaks vist tulema sellest, et ginilaadne toode, kus on kõik need herbid ja asjad ja mis iganes. Saad ise teha maitsega alkoholi. Okei, äge. Ja sa andsid mulle kohe siin alkohole, millega teha raamat. Imeda hommik. Täpselt. Saad edukaks või mingi, kuidas hommikuti ärgata. Ma ei taha saada hommikuärkajaks. Mina olen lõunaärkaja või enne lõunat. Mina tahan saada hommikuärkajaks, sest mul on mega lappesse läinud. Ainus asi, mis mind päästab, on see, et mul on 12 trennid. 12 ja siis ma pean ikka mingi 10 peal olema voodist väljas. See on 2 korda nädalas. Et see nagu enam-vähem hoia mul graafikut, aga muidu ma ei tea, mis ma teeks. Magaks praegu vist. Väga-väga vajalik. Kinda shady, kui mind teada lausa. Teine raamat, mis ma leidsin, oli Koeraga saledaks. Mis mulle kingiti, kui mul oli mu ülekaaluline koer. Ma mõtlesin, kui sul oli ülekaaluline. Ma ise olin laisk küll, jah, aga jah, et ma mõtlesin, mu toda ei anna. Ja viimane asi on pandud lausa pakendi sisse. Jah, selle pakkisin eraldi ära. Oh my god, I love it. Oh my god, ma lootsin. Mine, kui palju kristalle for me. Ma tean, see on ametist, seda ma tean. Ma tean, roosa kvartset. Siit nagu tundub teisi ma ei tea peast, aga see on nii äge. Mis PR-pakk see veel oli? Lil Nas X-i see, kus olid tarokaardid ja muud asjad ja see küünal ja... Mis ma vasta ei saanud?
Cherry. Kuule, mega äge. See on väga nunnu. Ja kui ma näitan, panen 10-10, et see on nagu in-box, aga out of box mõtlemine. Aitäh sulle, ma panen ka 10-10. See on väga nunnu. Teine kategooria. Kas see oli DIY või? Lihtsalt meenutame seda, kuidas mul eelmine aasta läks. Papi vale liima oli. Kuidas sul... Edward oli täis istutud. Kas Sydney pani need oma kuuse otsa? Ma loodan, Sydney, kui sa panid saada mulle pilti. Kas Sydneyl on kuusk üldse või? Ma ei tea, aga ma ostaks, kui mul oleks Edward. Kuidas sul läks DIY? Ütleme niimoodi, ma tegin selle asja valmis. See on huvitav asi, mida kinkida ma ütleksin või ma ei tea, kas inimesed kingivad üldse sellist asja. Et meisterdasin, seal oli mängus kuumaliimi püsto, see ekstreemsport, ma ütlen sulle kohe ära. Ma ise olen uhke sellele ja ema ütles ka, et tahaks nüüd endale seda. Amazing. Mina enda asja endale ei tahaks. Järgmine koht, Lõunakeskus. Me shoppame siis praegu DIY projekti jaoks. Ja Hensuga üks asju, mis mul temaga seostub, on Harry Potter ja ahjujuustusaiad. Ahjujuustusaia ma ei hakka talle tegema, las see jääb tema teemaks. Mõeldes TikToki peale, ma mõtlesin teha talle DIY Harry Potteri küünla. Ma ei tea, kas sa olete näinud TikTokis neid videoid, kus inimesed sulatavad värvilist küünlavaha ja siis joonistavad sellega küünla peale ja siis on nagu wax painting. Ma mõtlesin, et kui teha lihtsalt need Harry Potteri põhimõtteliselt nagu noolekesed, nagu see arm, mis tal siin on, teha need ja siis kutsuda seda Harry Potteri küünlaks. Ma ei tea. See on reaalselt parim, mille peale ma tulin. Kuigi see on väga riski, sest ma pole kunagi varem sellist projekti proovinud ja ma olen näinud TikTokis päris palju faile. Siin on Tiger ja Tigeris mul tuligi see idee, kui ma siin eile niisama ringi vaatasin, mõtlesin selle video peale. Ma nägin musta värvi küünlaid. Ja mul oleks pintsliga vaja seda teha, sest ma ei taha oma make-up brushi selleks ära rikkuda. Ma peaks minema veel meisterdamispoest läbi. Kuigi eelmine aasta ma olin meisterdamispoes päris halb kogemus. Ma sain tünga, mulle müüdi vale liim. Selle DIY projekti jaoks, mis on minu arust kõige raskem. Käisin siis Bauhofis, Leedu ja kinni sinna me ei saanud, Rimis, Pepkos, mujal, mis iganes. Käisin koos emaga, sest ta teadis soovitada, et kõik need asjad, mis kus võiks olla. Bauhofis oli minus 60% kõik asjad ja siis ma sain sealt sellise asja. Vaata, miks ei tööta nüüd? Siia toon patareid sisse, siis ta tuleb ilusti. Kuna Dianal on väga ilus maja. Seal on põhitoonid, ma olen vaatanud videotest ja piltide tagant on marmor, valge ja siis taimed, mis on rohelised. Mõtlesin siuke centerpiece nagu laua siis kaunistuse no mis käib laua keskele, kuhu siis tahaks siia panna küünla ja siis panna külge erinevad siis kuld, valge, kullaga asjad, imitatsioonid, siit lõikan need jõuhetelt, need köiekesed ära ja siis liimime sinna ja ma sain, krabast sain selle liimipüstoli 6.50 ehk kõik on hinna piires ja soodukatega saadud. Nagu ikka, jätsin ma asjad viimasele minutile ja ma reaalselt räägin siin viimasest minutist, sest kell on 15.06. Mul on veel juuksed tegemata nagu näha ja Hensu on pooleks juba siia jõudmas ja mu küünal on ikka veel poolik. Siit on juba midagi näha, siin on poolik, siin on täiesti tegemata. Ma alustasin selle küünlaga täna hommikul ja see seis tundus alguses täiesti lootusetu. See vaha lihtsalt ei hakanud siia peale, aga ma lõpuks kuidagi sain nipi kätte ja see läks natukene paremaks. Ma näitan teile lähedalt, kuidas ma siin olen siis meisterdanud. Nii, mul on olemas siis see must küünal, mis oli ennem täiesti tavaline. Näete, see näeb täiesti kollane välja. See on mu lemmik lõhnaküünal ja ma mõtlesin, et kuigi see pole lõhnaküünal, aga kui ta seda põletab ja mul on siin lõhnaküünla asjad peal, siis äkki see hakkab ikkagi lõhnama. Ma ei tea. Teeb äkki küünla paremaks, aga see ei näe küünla peal üldse kollane välja. Ja siis mul on see pintsel, mis on täiesti vahane, kui sa näed. Ma kasutan siis seda vaha, et joonistada musta küünla peale, ma näitan. Ta peab niikuinii panema mitu kihti ja mul on mega raske seda kaameraga filmides näidata. Nii ma lihtsalt panen kaamera ära, lõpetan selle ära, enne kui Hensu siia tuleb ja siis te näete lõpp-produkti siis, kui ka Hensu oma kingituse alles kätte saab. Nii, ma panen siia, ma arvan. Ma arvan, et see on okei. Ja nüüd surun selle siia keskele. See tundub nii ohtlik ja nii kuum. Kaua hoidma pean? Ei, sa võid lahti lasta.
ühesõnaga, ja nüüd lähevad kõik muud asjad produktile, kui Diana selle avab ja ma loodan, et Diana sobib see. Jälle Coca-Cola, Slay Coca, liimipüstol. Mida ma teeksin liimipüstoliga? Kas teed mul ehteid? Ei, nii suurde ei paneks ikka ehteid, jah. Mis asja? Ehteid? Jaa, ma ei tea. Et tegin sulle jõuluehteid? Ei, nagu minu, mitte kuuse, vaid minu ehtimiseks. Sa arvasid, liimipüstoliga tegin ehteid sulle. Ma ei Diana, ma tean sind, sa ei kanna seedi alla. See on mingi dekoratiivne asi mu koju. Jah. Oh my god! Oh my god, see on nagu centerpiece. Ja. Oh my god, kui nunnu. Ma ütlen kohe, 10-10, ei 100. See on nii nunnu. Ma panen selle kohe sinna laua peale. Panin veel need tulukas, see on nii lahe. Kuidas ma ise sellise asja tegin? See on geniaalne. See on mu lemmik. Ma tean, see on täna mu lemmik. I love it, thank you so much. Ma olin ise ka nii uhke, et ma hakkama sain sellega, sest see oli, ma ei ole käeliselt väga tugev. Pärast sellist kingitust on mul eriti piinlik. Ei tunne piinlikkust, come on, ela natuke. Läbi paki siis üritan aru saada. Kas see on kaunistatud küünal või? Võib-olla. Ongi või? N. See on toru. See on nagu Harry Potteri need arvukesed. No. Ei, see on Harry Potteri armikesed. Tuli nii, no. Aga millega sa tegid need peale siia? Küünlavahega, see ongi see TikTokis candle wax painting. Aga see ei jää absoluutselt peale, nagu absoluutselt. Aga sa oled vaeva näinud seda ükshaaval teha neid välgonooli või arme? See on nii kole. Ei! Jumala see oli nii fake reaktsioon. Ei! Diana! Mul ei olegi musta küünat olnud kunagi, väga lahe. No vähemalt, see on rüve, see lihtsalt põlema panna. Me saame selle sinna küünla aluse sisse panna, jah? Ma lootsin, sa võtad ikkagi koju kaasa, aga... Lõpet ära! See ei ole mitte midagi hullu. Saad aru, see mõte on üli armas ja see ei ole ju midagi valesti tehtud. Jumala lahe. Ma vaatasin kogemata, et need on ennid. Ma näitan kaugelt, siis ma ei ole neile veel näitanud. Näete, need on nagu Harry Potteri noolakased. Ma guugeldasin. Mul on hästi palju Harry Potteri stuffi kodus ja see sobib väga hästi sinna. Aitäh selle eest. Kasutasin nende lõhnaküünalt, et neid sinna peale teha. Ehk see on nagu muidu tavaline küünal, aga võib-olla siis natuke tuleb lõhnaga. See on nagu Harry Potter Magic. Põnev, okei. Julgelt 10, ma ei ole kunagi Harry Potteri küünalt saanudki. Ma isegi ei tea, kas on. Päris kõva. Mul on põhjus, miks ei ole olemas Harry Potteri. No, kui sul on mulle 10, ma annan sulle 100. Järgmine, viimane kategooria oli siis ilu. Teha sulle ilutooteid kasvatas üles sõbrannadega, siis ma tean, et see koht, kus ma käisin, ma ei saa öelda. Maximas käisid või? Ei. Anyways, guys. Siin on mu sohver, kelleta ma ei oleks saanud siia kohta tulla, kus ma nüüd Dianal hakkan ostma ilukategooria tooteid. Ehk me oleme Krabas. Kes ei tea, siis Tartus on 2 poodi, mujal ei ole Eestis seda ja ta on veits siuke AliExpress vibe'iga siuke Poola tooted vist või? Võib-olla ma ajan sassi, aga siin on asju, mida ma nagu ei oleks arvanudki, et kunagi müügil on. Me oleme siin Liinaga, me oleme siin kõik sõpradega alati käimas, siin on nii huvitav. Kvaliteet seevastu mõned asjad, et ütleme, et ma meiki talle siit ei ostaks. Nägu läheb põlema. Võib-olla. See on siuke sass. Vaatame nagu siukseid, mis ei imendu nahka asju, vaatame ilutooteid siit, võib-olla aksessuaare, ma ei tea. Pluss ma tahaks siit osta liimipüstolit oma DIY projekti jaoks, nii et lähme vaatame. Kardan avalikes kohtades filmimist, aga ma võin näidata teile õues seda. Kraba. Me oleme jõudnud nüüd kvartalisse. Mul on kodus olemas üks näomask, ehk ma juba arvutasin selle hinna siit maha. Meil peaks siis olema praegu 36 eurot ja 25 senti, mida kõik kulutada ilu peale. See oleks muidu super ülitäiuslik. Ainus asi, Hensu on poiss. Ja sellepärast me jätsimegi nimelt ilu alles, aga mida ma ostan talle selle raha eest? I have no idea. Nii, ma olen praegu Trade House'is ja hea mõte on võib-olla võtta juuksevahast, mida mul elukaaslane kasutab ja ta soovitab, nii et äkki võtaks selle, see maksab 16,40. Siis ma näen siin kätekreeme. Ei tea, mis talle meeldida võiks. Pane ennast valmis! Samuti, kas me võiks rääkida natuke sellest, kuidas on pakkimine? Kas sa kasutasid ka ebaprofessionaalset pakkimisteenust? Võimalik, et kasutasin Diana. Alustame lihtsamalt.
ma annan selle. Ta on nagu iluga seotud, aga samas... See on mingi asi, kus midagi hoida, ma arvan. Jah. Kas meigi neid padjakesi või? Jah. Ma mõtlesin, et ta on ka veits marmor, et ma eeldasin, et... Jaa, issand. See on mega hea. Teine, mis mul on pisikene, on ka marmor. On või? Jah, nii et see läheb kokku. See on ülihea. Ülipraktiline, mida ma kindlasti hakkan kasutama. Siin on natuke sõnumiga asjad. Kas see läheb mingi kleeps peegli peale või? Ei. Mis kleeps peegli peale? No mingi Slay Queen. Ei ole. Live, laugh, love. Aforism. See on päris hea. Meie käisime sinuga Tomorrowlandi festivalil. Jaa. Ja sa käisid teistel festivalidel ka veel. Ja kuna festivali hooaeg ju tuleb kohe jälle poole aasta pärast. Ehk ma mõtlesin, et sa saad juba valmistuda. Ma olen kõrva taha pannud, et mida võib-olla... See on meikimiseks siis saad. Mul kadus ära ja ma ei leia seda mitte kuskilt. Mul on nii vaja! Kuskil kapis, aga mul sellist ei ole. Ma räägin. Ma ei taha praegu panna, sest mul lähevad juuksed sassi. Aga see on kiisu kõrvadega, roosa pehme ja olsu säde. Peapael, kui sa teed meiki, võtad meiki ära, pesed nägu. Lavi. See on nagu täpselt, mis ma praegu kadunud. Ta kannab muidu juukseid enamasti minu arust lahti, aga samas äkki on vaja kunagi, igaks juuks võiks alati olema seal, kui on festival. Ma ei tea, palju sa teed patsikesi. No ja ma kasutaks läbipaistvat, kuna mul on blond. Teem, jah. Aga ma ei mõelnud. See on praktiline asi, mida saab võib-olla ka teistmoodi kasutada. Ma ei tea, aga see on praktiline. Ma ei tea. Siin ma näen näopärlikesi. Sa ei kandnud vist ärilt tooma? Aga see ei tähenda, et ma ei või järgmine aasta kanda. Me olime üks aasta, me olime koos Tomorrowlandil. Lihtsalt ütlen. Loodan järgmine aasta äkki saame mõlema kutse sinna. See oli nii lahe. Jah, oli küll jah. Jah, selle ma leidsin, ma ei nagu wow! Et Tomorrowlandile siis järgmine aasta. Tomorrowlandile jah. Nii koka. Ma ei see... Kas sa tead, et siuksed asju on nagu tagumikku jaoks teha? Ei, sest ma kannan tavaliselt pükse, aga... Neid saab kindlasti ka mujale panna. Absoluutselt. Ei pea kanni peale panema. Ja see oli lihtsalt asi lapsepõlvest. Kas see on söödav või? Jaa! Sa lihtsalt, mõtlesin mingi raha, söödavat raha. Sest et need hinnad söövad meie raha niikuinii, et miks mitte ise ka süüa seda raha. Kas teeme pooleks? Teeme. Nice. Ma sõin viimati väiksena. Ma nägingi, ma olin nagu wow. Mul tuleb see meelde see aeg, kui ma paberit sõin. Mida? Millal? Miks? Lasteaias ja koolis ja tööl ja peile ja... Ei, pisikesena. Miks sa veel? Miks sa veel? Aku tühjaks. Nii. Mul hakkas vist kõht kolisema selle raha peale kaitses. Tahan öelda mingi, ma ei söö enam seda asja. Tuled või? Jah, ja need on vist imini, saad peegli peale panna või? Mul on selline peegel olemas. Aga... Ei, ma mõtlesin, kas see kaasa võtmiseks näiteks, kui sa lähed kuskile hotelli pikemaks ajaks festivalil. Jälle festivalil, siis ma näen neid kleepida endale. Thank you. Ei, see on äge. Mina ei oleks tulnud sellise ilu peale. Ma mõtlesin krabast, aga sealt ma sulle meiki ei ostaks siia. Palun ei. Kuigi seal oli Kylie Jenneri mingi foundationid. Kylie Jenner ei tee foundation, ma just ütlen, aga krabas on see olemas. Seal on tõesti, aga mina ei taha vastutada sinu mingi... Surma eest. Surma. Sa võid mõelda, mis siin võib see. Siin on ka mitu asja. Ja sa küsisid enne mu naha kohta. Ta tuli uksest sisse ja mul oli mitu varianti, mida ühte asja talle anda. Ja siis ma küsisin, milline nahk sul on. Ma natuke nägin, aga siin on mingi mitu erinevat toodet, aga ma ei tea ju, mis... Ma teen lihtsalt hakkan üksaava. See ongi see... Mulle saadeti jälle, vaata, hästi palju näomaska. Ja siis mõtlesin, et niikuinii ma oleks sulle kinkida, mida ma hakkan nagu poest eraldi vaatama. Ja siis ma küsisin, mis su see nahatüüp on ja sa ütlesid, et oili. Ja see on oili ja ma olen täiesti kuiv. Ma ei saa seda kasutada, et ma olin täiuslik. Oh, super. Ei, see on väga hea, väga hea. Väga hea. Ja see on Carnieri oma, et ei ole mingi... Fancy! Slay! Lihtsalt siin on nii palju asju. What the hell? See on kätekreem. Lihtsalt sellepärast mul oli vaja budget täis saada. Mõtlesin, see on praktiline. Kas sul on kätekreem? Otseselt ei ole. Nii et see on väga hea, sest mul on mingi Nivea mingi all over the place. Väga hea, sest mul talvel tuleb see... Ja. Ma võtsin kõige neutraalsema lõhna. Igaks juhuks teised olid nagu väga njämmad, aga ma ei tea, kas sa tahad lõhnata nagu njämmatüdruk. Nii et see on selline neutraalne. Kas tahaks? Kas sa tahad? On ju hea. See on lihtsalt filler, et budget täis saada. See on filler või? Ja need kaks olid fillerid. Ole vaid, need ma olen väga õnnelik. Ja nüüd tulevad need põhiasjad. Ma
võtan nüüd see suurem asja siit. See on juuksevaha vist. Väga hea. Mida minu elukaaslane kasutab, see on ta lemmik. Väga hea, sest mul on mingi asi on otsa saamas seal. Amazing. Väga täppi. Ja tal on sellised juuksed, mis nagu hoiavad väga-väga raskelt, et tal on vaja nagu korralikku toodet. Väga hea. See on professionaalne juuksud, kasutavad seda. Ma ei olegi näinud seda. Väga täppi. Nii, järgmine. Võta need korraga võib-olla välja. Need on mida mina ise kasutan igapäevaselt Ordinary asja. Ma ütlesin sulle pisikese kreemi igaks juhuks, et äkki sulle ei sobi, vaata, suurem on ka veel olemas. Siis teine on seerum. Ja sa ütlesid just Ordinary seerum, ütlesin. Ma tellisin mingi, kui Black Friday, siis ma tellisin esimest korda, kuna TikTokis hullult ju haibivad ja mis iganes. Ja ostsin salitsüülhappe ja siis mingi tsink, mingi mis iganes. Nii et seda sul siis ei ole? Ei ole, jah. See on lihtsalt niisutav ja see on siis kreem sinna peale. See on see hall kreem või? Need on väga head tooted. Jaa, ei, kõik kokku. Vau! Parem kui küünal, jah? Ei, Diana! Ei vä? Ma loodan, et Need lähevad vahekasutusse, ütleme niimoodi. 10-10-st, noh. Thank you. Ehk lõpus skoor, mina sain 10-10-10, 30 ja sina said 10-110. Ei, sa mõtlesid välja mingi omad reeglid. Minu video ma mõtlen, mis tahan. Okei, jaus. Aga minu arust väga successful nagu nii tore. Minu meelest ka. Mul lemmik on see, mis sa ise tegid, sa tegid ise. Ja sobib nii hästi, see on nii nunnu, mul ei ole sellist. Aitäh, et sa mind kutsusid siia ja aitäh nende lahedate kingituste eest. Samad sõnad, aitäh, et tulid ja aitäh ka mega toredate kingituste eest. Sa hakkad siis ka uuesti videot tegema, ma tean, kindlasti kõik küsivad. Mul on video filmitud, ütleme niimoodi, ja ootab monteerimist ja olen kirjutan ideid, mida veel teha. Amazing. Ma tahan hakata jälle. Ja sina? Sama, ma olen siin filminud mitu videot selle aja jooksul, kui ma pole postitanud, aga siis ma pole aega monteerida ja kui ma mingi kuu hiljem leian selle aja, siis ma enam ei suuda seda vana footage'i monteerida, sest ma tunnen, et ma ei tea, kes see inimene on, ma olen arenenud ja ma olen parem ja ma ei taha enam seda postitada, lihtsalt ma ei tea. Mingi selline blokk tuleb ette pidevalt. Ma saan aru, mis sa mõtled. Aga kindlasti on selle video thumbs up selle eest, et me mõlemad tegime YouTube'i comebacki praegu sellega. Ja kirjuta alla kommentaaridesse, mis olid su lemmikud kingid, kes sinu meelest võitis. Ja ütle mulle veel alla kommentaarides, kellega ma järgmine aasta peaksin filmima. Mul on filmitud sinuga, Sidniga, Aada ja Kariniga. Jah, vaadake meie TikTok ja Instagram, mis iganes, kus me oleme ikkagi olnud kõik selle 8-9-12 kuud aktiivsed. Jah, just. Igal juhul, aitäh vaatamast, ma loodan, et sulle meeldis see video, kui sulle meeldis see video, siis kindlasti selle thumbs up. Ja kui sa pole veel subscribe'itud sellele kanali, siis kindlasti tee seda. Kõik mu sotsiaalmeediaringid ja Hensu sotsiaalmeediaringid on samuti all video descriptionis. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Näed, oli peas küll outro. Oli küll, jah. Heavy, hea töö, noh. Slay. Me sooviksime teile muidugi imeilusaid pühi ja head vanad uued aastad. Ja. Girl boss moment. Bye. Bye bye.